No tere, täna teeme siis väikse videotuuri Paldiski maantee 189 korterist. Tegu on siis kahetoalise korteriga, mille suuruseks on 52,6 ruutmeetrit. Ja lähme teeme siis korterist väikse videotuuri. Et korter on üleüldiselt sellises keskmises seisukorras ja on elamiseks koheselt valmis. Hetkel olen siis siukses suures esikus, kus on küllaldaselt kapipinda, nagu näete. Siin on üks suurem kapp. Ja siin samuti, et tegu on siukse suure ühtlase sektsioonkapiga siis. Samuti on hea ka see, et meil on siin kahekordne uks. Siin on selline korralik rauduks ning siin veel puituks, mis on müra summutamiseks väga hea. Ja samuti siis fonolukk, mida saab avada külaliste jaoks. Piilume edasi. Veel natuke kapiruumi siin ja köök pääsugu siis rõdule. Videos olev siis kohtkindel köögimööbel jääb uue omaniku vallusesse. Majas on teostatud enamik töid, et siit on hea näha siis, et meil on siis kaugloetavad veemõõdikud ning samuti on vahetunud kogu küttesüsteem. Siin on meil siis selline esimene rõdu saunavoodriga kaetud ja vaatega siis maja ette. Parkimiskoht on samuti siis korteri maja ees ja kohti on alati olemas, kuid kindlad parkimiskohad puuduvad. Piilume ka elutuppa, mis on selline mõnusalt avar. Praegu on siin natuke asju veel sees, aga ei ole hullu, nüüd viiakse ära. Elutuba katab meil selline vanakooli parkett, mis on võrdlemisi hästi säilinud. Et piilume siia vaiba alla ka, et näitan teile. Et tavaliselt osad inimesed panevad peale siia uue laminaadi, aga seda parketti on hästi lihtne üle lihvida ja hakkab päris hea välja nägema. Siit siis samamoodi vaade maja ette ja nagu näete, siin on ka siis kauglõetavad mõõdikud. Et nii palju kui kütet tarbite, nii palju maksate mingi koefitsiendi alusel. Et kahetoalise korteri kohta päris suur ja mõnus, jah. Nii, siin on meil siis eraldi vannituba ja WC, piilume vannituppa. Siin on selline pesumasina koht. Ja siin siis vann ja kraanivaus. Vannitoal põranda kütet ei ole, kuid näeb päris viisakas välja. Siin on veel eraldi kapiruumi, et selline ootame maast laeni suur kapp. Piilume ka WC-sse. Siia on lihtsalt jäänud see vana boiler, et seda ei ole hetkel mitte millegi jaoks vaja. Vot nii. Ja siin siis magamistuba, mis on ka magamistoa kohta parajalt suur. Samamoodi katab meil põrandat siis parkett ning seinad on tapeeditud. Ja siin siis teine rõdu. Üleüldiselt, et inimesed otsivad endale korterit tavaliselt rõduga, aga plussiks on see, et siin on veel 2 rõdu olemas. Ja vaade avaneb, nagu näete, siis maja taha. Naabrid on siin vaiksed rahulikud ja mis on ülisuureks plussiks selle korteri puhul on see, et eelmine omanik maksis kogu pangalaenu ära. Tähendab seda, et sellel korteril on siis sel majal on peal pangalaen, aga sellel korteril mitte, et kõik on nagu selles mõttes makstud. Vot selline see video sai, pluss meil on all ka keldris veel panipaik. Vot selline see video meil sai, kui teil on antud korteri vastu huvi, siis olge hea, võtke minuga ühendust, korter on koheselt saadaval. Aitäh vaatamast ja olge tublid!